Väga noobel masin nagu ärimees kergelt või? Eks kuulsatel YouTuberitel läheb ikka hästi, tundub nagu. Hästi või? Kuhu kotiga? Vaata seda masinat nagu luksuslik Peugeot, esinduslik Peugeot sedaan. Ei, väga hea pill. Let's do it. Nüüd, tere! Täna on jälle Raketibaasi saade ja täna me oleme kaugel Tallinnast 40 kilomeetrit, ma arvan. Vähemalt 40 kilomeetrit. Me tulime sihukesesse kohta nagu Harris Veldorks ja Harri sõidab meil träägi ja Harri sõidab träägi BMW-ga. Sellega. Fookus küll oli päris huvitav praegu. See on siukene normaalne. Tegemist on universaalkerega E30-ga 325 ja väljast on põhimõtteliselt esmaspilgul näeb välja, et tegemist on originaalkerega. Noh, natuke on laiem ja värv. Tegelikult on kõik ümber tehtud. Nina on, kõik on plastik ja käib ühes tükis ära. Ma proovin seda üksi, pigem ei proovi, aga võtame selle ära siit. Tahapoole, siis me peame tahapoole juba minema. Ega väljast ikka siis rohkem praegu pole. Kerge, mingi 5 kilo umbes, 7 kilo on see ninatükk. Originaal on arvatavasti mingi 150. Lähme tahapoole nüüd. Ei, siis ei saa, siis ma hakkan lolli ütle. Nii. Tagapool on ka plastik või? Siis ei saa üldse rääkida. Jaa, taga on ka plastik. Taga on täpselt samasugune plastik, nagu on sellel nõukaaja rallipillil. Selle nõukaaja rallipilli nimi on Tauria. Äkki on? Midagi sellist oli jaa, neid on, ma tean, 1, 2, mõlemad on turbas ja siis Harri tahtis ka samasugust pilli, tegi ka plastiku peale. Kõik käib siit jälle varsti näitame siin, mis ma praegu siin räägin. Meil on siin täitsa päris kiirendusrattad, ei ole lihtsalt siledaks lastud, vaid põhimõtteliselt peavadki olema siledad. Ma ei oska paremat seda midagi öelda. Kui sa oled harjunud mingi 185-70 refiga, siin on siuke Ameerika mõõt 29. Oli küll noogutud. 29 tolli kõrge, 12 tolli lai, 15 American. Ma ei ole Veld Racing ja enne ma tõstsin ka neid. Ma väga ei oska käega mingit kaalu hinnata, aga äkki on 6 kilo. Keegi ei tea. Umbes 6 kilo tükk. Ja ees on ka racing väljad, need on nagu jalrattad. Ma ükskord ostsin endale ühe projektile ka siuksed kitsad rattad, aga ma ostsin Nankang 135 laiad. Smartil on kusjuures originaalis 135 laiad. Siin on meil ka uuseri slikid ja need olid meil 20, ei olnud 20, ma ütlen kohe. Sa ei tea või? Mina ei tea ja nagu 5 laiad olid. Ja kõrgus oli 24. 25. Peaaegu. No peaaegu, enam-vähem nagu no. Väljas me näeme veel, et siin on, kõik on plastmass, klaasid, ainult esiklaas on päris klaas. Tegelikult sa võid appi ka tulla. Nüüd näete autojuhti ka, kui tahate torusid, siis Harri paneb toru. Torumees on kohal no. See pagassi siis ju küll ei näe välja nagu tavalisel autol no. Ei, aga mulle meeldib, et siin on lihtsalt üks tühi kott. Auto taha on tühi kott ja kui me võtame siit veel asju, siin on meil vedru. Ma praegu lihtsalt panen, kuidas ma arvan, et see käib. Põhimõtteliselt lükkad selle siia kokku, paned selle mudru siia sisse, paned selle mudru kõik siia sisse. Ja siis, kui kiirus on üle 240, siis sa pead selle lahti tõmbama, tõmbad trossi sisse. Ja täpselt nii see käib. Põhimõtteliselt õhtlub see sisse ja see pidurdab siin kinni. Võis ikka selle maha visata või? Üllataval kombel siin on põhi isegi. Tegelikult see vist on diffuusori ülemine osa, aga no siia saad asju panna ikka. Me ennem seal käisime seda Rando driftipilli, no sinna ei midagi panna. See oli täiesti tühi nagu. See oli täiesti tühi, aga siin on ikkagi mõeldud. Tegemist on ikkagi universaaliga, pereautoga. Siia võib asju panna. Lapse vanker mahub sinna, poisid proovid see aasta ära selle. Kus? Täitsa ausalt. Lapse vanker mahub sinna. Pereautona. Nii. Kütusepaak ja sisse käib meil alkohol. Etanool. Siia läheb meil etanool sisse. Siit tulevad meil läbi ühe Bosch 044 vahepaaki kütus ja vahepaagis edasi läbi 3 044. Saite aru küll? Läheb ette. Kõik liitmikud,
kõik jutud on valmistatud siinsamas Eestimaal sellises kohas nagu Hydroskand. See on Eesti drifti ja dräägimehe see põhikoht. Nad ise ei tea, et nad autojuppe müüvad, aga tegelikult nad müüvad kogu aeg. Amordid, kui me oma sildadeni nüüd. Põhilaks on ikkagi Eestis, kui sild peab kestma, pannakse E39 jupitsi. Harri pani E39 silla siia taha. Tiffer on E39 oma. Ja tänu Harrile ja A Vaidale on E39 poolteeli hinnad tõusnud ja saadavus kahanenud. Jutud käivad, et see tagasild tuleb nüüd talve alt ära ja läheb õige sild siia alla. Mis on siis ikkagi talasild, nagu ikka Volvol. Vaata siin seina peal on näidis ka, aga see päris siia alla ei lähe nagu. Amordi. Strange performance, jumad. Strange engineering. Engineering. Strange, noh, jääb meelde küll. Põhiträgi värk pidi olema. Mina ei tea trägist absoluutselt mitte midagi. Nii palju, kui ma seal avalaksul käinud, siis olen trägi näinud. Mis siin taga on? Spool. Spool on põhimõtteliselt on siis tükkidega kempi. No nüüd on tööga, näe. Pead vastu võtma nagu või? No tee seda siis. Panin ära juba. Ülemus vaatab pärast nagu. Nii. Lähme ette siis, näe. Lähme edasi. Vaatasin, mehaanikud tegid seda palju kiiremini ennem nagu. Ma arvan ka, et peavad tegelikult kiiremini. Sest Harril on ikka siin aastaga juhtunud asju, tead. Siin on läinud asju katki ja... Muidu need ossid panevad, vaata selle võime panevad katusele. Harri pani siia ette. Alguses, kui ma siia peale vaatasin, siis ma arvasin, et see on mingi aerodünaamika nagu ka. Tuli välja, et see on siis... Oluline. Ja oluline detail. Põhimõtteliselt kiire, võib öelda kiire läbilõikamiseks. Ehk siis, kui sa hakkad sõitma, siis sul on rattad seal kiire sees. Ja finišijoonel see, ehk siis sa nagu võidad natukene. Ja ka see on kõik legaal. Hiia lubab. Teatud vahemaa on ja kiir on ja saate aru küll. Ehk siis see on ametlik petmine. On ametlik petmine. Ei, see on lihtsalt... Nii ongi. See on see USA's popvärk. Ondameeste teema. Rämmeer nagu või? Ei, see on tilk. Tilk on see. Tavaliselt tilk on tagurpidi ja sealt tulevad need eikaasid välja, aga siin Harri on teinud vimka. Kõik alati mõtlevad, kuidas saab sellise tilga teha, kas see käib haamriga, toksi, võtad põlve ja lõikad lihtsalt. Sa ikka jagad seda värki nagu. See on ainult käsi, mida ma tean, kuidas toru lõigata. Nii, nüüd võtame selle maha. Sa tuled sealt kaamera taga. Ei, mina ei tule nagu. Tule. Keegi pole näinud, milline see välja näed, tule. Võta nüüd kokku. Jätkame. Mis me siin ees näeme esimese asjana, et Harri on kõik ära lõiganud ja Emek siis raaks teinud. Teinud siin amordi püstakud ise, ette on PC-koilid pannud, ees on nõõtsad ise tehtud, pidurid ees. Arvad, et räägipillil on mingi hull pidurisüsteem? Ei, siin on ilma vendita, kettad, 316 pealt siis. Mul oli ennem juba palavaine, mis arvad, mis siin turbo läheb? Turbomajandus! Kollektori tegi Harri ise, ühepikkuste ranneritega, väikse ranneriga ja turbo on meil siin samamoodi, on see sama, mis Hansu pillil oli. No see venelane, kes on eestlane ja elab Stockholmis. Väga normaalne peast. Mu lemmikud on need tiki treileriga purnaudi videod. Viib inimestele materjale. Turbobänditsi turbo on siin. See on meil DB80. Neil on 2 wastegate'i. Need on kõik meil tehtud väikeste Aasia inimeste poolt. Need on 44 millised. No filtrid siin, ma näen, et siin on see võrk on siin vahel lihtsalt. Siin see... Ma just täna nägin enda garaažis ka rotti. Selle jaoks ma... Rott sisse roniks nagu. Mul pärast on roti liha ja kõik. Mootor. Mootor on 2,5 liitrine. Ei ole ju. Mootor ei ole 2,5 liitrine. Algselt oli 2,5 liitrine. Plokk on küll 25. 2,5. Ja sisse pandi 2,8 vänt. Aasia inimeste poolt tehtud kepsud. Ma pakun, et siin on Ateena tihend äkki. Originaal tihend. Papis tihend on originaal. Täitsa ausalt. Papis tihend on siin. Õige. Arpipoldid ja plokikaane sees on lihtsalt topeltklapivedrud, 2 sisselaske nukka. Ja allpool on meil veel tehtud siuke plaat plokki ja vändaliini vahele ja selle nimi on meil Eesti siis õssi järgi on vändaliini tugevdusplaat. Siin on meil näha veel S54 pealt ITB ja sisse on meil puuritud kokku 12 auku ja 12 pihustit. See ilus plenum samamoodi siin samas garaažis tehtud. Ja ta asi töötab, ei ole mingisugune... No ma olen näinud neid Hiina kollesi küll, mis käivad lahti nagu... Sealt, kus ei pea lahti käima või? Põhimõtteliselt küll, jah. Et kui sa ei taha seest vaadata seda kollektorit, siis saad, üsna tõenäoliselt. Bow off. Bow off. Off.
Vin Diesel. Vin Diesel on mul hinges. Audi kopid pead ka ikka ära mainima, on Audi mehed siin all. rahul. Neid me ei näe, aga siin. Davai. Mu lemmik osa. Kas paks mahub autosse? Niimoodi peab me. Davai, ma mahun küll. Vabalt. Ai. Nii. Uskumatu, sul ei saa nii palju lühemad jalad olla kui mulle. Sidur on siin ka Tiltoni oma. Sifter ma näen siin Suvi oma. Ja siis Sifteri all on meil BMW käiukass. Tead, mul on nii ebamugav, mul on... mis ma leidsin? Mis sa leidsid? Võrgu! On jah? Matt Drive'is on suht siit käia. Kogu aeg võtta seda võrku kestada. Nii, edasi vaatame. Ennem juba tatsasin siin Tiltoni otsas. Ja selle pedalboksi on Harri ise teinud. Sidur on ka väga hea. ABS-i pole. Siin me näeme veel eriti ägedaid fabritseerituid tükke. Siia käib siis tablett. Aga tabletiks see kinnitus näeb veel suht sükene, kohe ei saa arugi, et ta võib-olla kustab. Aga see kellapaneel, see näeb küll tuus välja. Peaks enda autosse ka, aga peaks enne toru panema kuskile. Peegli asemele peaks toru. Siinpool on meil kõik. Ära tee rohkem, ma hakkan oksele. Siinpool me näeme veel. Siin on handbremse. Kässari peal on mingi nupp ka. Jaa, ma arvasin, et ongi see nitru nupp, mis siin mitu korda juba läbi käinud. Aga ei ole. Launchi nupp, launchida. Siis saab seda nuppu siin ka kasutada. Ja saame sellest karbist siin rääkida. See on meil Max Ecu V1. Leisson on selle seadistanud või? Ja Gert käis selle pilli üle. Kui me vaatame nüüd sa pead tagaukse lahti tegema, ma hästi ei ulata. Aga siin on üks balloon. See on see balloon. Ma ei tea, kuidas see Vin Diesel on nagu paremini kaitstud. Siin on ilmselt vaja abilisi nagu. Kui ikka piibel oled, siis on nagu kehva lahti keerata, aga see on meil siis naerugaas, nitro, N2O, keemiline ülelaadimine. See on siis turboga ülelaetud ja keemiliselt ülelaetud täiesti stock BMW. Ja mind hariti juba, et siin on wet shot. See pidi siis tähendab seda, et kütust ja gaasi antakse korraga peale ja see süsteem siin lubab kuni 150 hobujõudu. See kõlab päris hästi, kui mu Volvol on 70 hobujõudu, siis ma saan 150 juurde panna ja kepsud lendavad tagant välja. Ja see kang, ma alguses panin selle vedru ja tegin, lendas see. Selle sama kangiga saadki selle trossi sealt eest ära tõmmata. Vedru lükkab selle suure lange varju sinna taha välja. Puur siin sees ja võib sõita kuni 8,5 sekundit. Ja et kiiremaks saada, siis paar toru juurde ja juba on 7,5. Nii, mis ma vajutan pidi? Ja küta. Oota, aga me peaks ära ka seletama, mis see purge on täpselt. Eelmine kord Ansu pilliga me unustasime öelda ära jõunumbrid. Seega ma ütlen selle tagant järgi ära. Äkki keegi tahab teada, seal oli meil 450 kilovatti 1000 väänet. 1000 väänet rattast. Need rattanumbrid. Ja selle auto juures, siin on meil siis 6 silindrit, natuke suurem turbo, rõhku pannakse siia 2,3 pähe ja jõudu näitas see pill 850 kanti mootorist. Hobujõu. Ütlesin, ei öelda. Vist ei öelnud. No hobujõudu, Evos voima. Aga palju Newtoneid oli? Newtoneid oli palju. Düno ei näidanud. Kedagi juhid. Träägi puhul on ajad ka tähtsad. Eriti tähtis on see esimene 60 jalga. 1.36. 1.34. No põhimõtteliselt, kui sa lähed selle Avensisega sõitmas, sa sõidad seal mingi 2.7 või 3 äkki või? Pigem 3 ja midagi sellist. Kujutad ette, et see... Ma arvan, et kui ma peaks selle pilliga launchima, siis ma peaks pildi kotti lihtsalt. Esimene 18 meetrit küll midagi ei saaks aru, mis toimub. Veerandmiil on seda, ma tean, see on 402,33 meetrit. Selle parim oli meil 9,67 ja parim lõppkiirus, see meil tähendab siis, et selle 402,33 meetriga saavutatud lõppkiirus oli 244 kilomeetrit tunnis. Ja nüüd saab purni ka. Nii ongi või? Kas sa saad sealt üldse välja? Ma tulen hommikul. Ei taha, et kõik norivad nüüd pärast. Niikuinii norivad. Keeruline ma arvan. Sa oled siuke libe vend, ma arvan, sa oled sealt kohe väljas nagu. Libe vend. Juba laguneb. Ma pean ennem ennast siit istmest välja saama. Harri kaalub lihtsalt mingi... Ei, parem jalg ennem. Parem jalg. Väljas. Nii lihtne oligi. See oli Harri BMW.
ja Harri teeb nüüd ketsi. No proovi!